Oksendamise põhjuseid koeral on väga mitmeid, alates sellest, et võib-olla ta on söönud endale võõrkeha sisse või siis kimbutavad teda parasiidid, loomulikult ebasobiv toit, samamoodi ka erinevate organsüsteemide haigused, eks. Esimese hooga kasutada neid erinevaid seedepastasid ja ka probiootikume võib juba lisada ja kui siis ikkagi ei lähe paremaks, siis kindlasti pöörduda loomaarsti poole. Probiootikumid, eeskätt muidugi need preparaadid ja need tooted, mis on mõeldud spetsiaalselt koertele ja kassidele, need kindlasti aitavad erinevate seedetrakti haiguste korral ja ka kõhulahtisuse korral. Neid soovitame tõesti kasutada. Liiga kiire toiduvahetus ehk siis ühe päevaga üleminek uuele toidule kindlasti võib põhjustada kõhulahtisust. Üleminek tuleks teha siis 5-7 päevaga sujuvalt. Kui loom ikkagi oksendab ja on ka veel kõhulahtisus, siis peaks pöörduma arsti juurde. Kindlasti, kui on tegemist putsikaga, tuleks juba kohe reageerida, sest putsikas, eriti kui ta oksendab ja on kõhulahtisus, siis seisund võib muutuda täiesti eluohtlikuks.